meie väikeses miniaias kasvavad enam-vähem kõik need asjad, mida võib süüa. Alates näiteks juurviljadest kuni siis õisikuteni välja. Iga kord, kui on lapsed meil käinud, siis me midagi maitseme ja pistame suhu ja tunneme lõhnasid. Sest et meil on plaan minna täitsa söödavaks aiaks. Praegu meil ikkagi kevaditi vahepeal pistavad välja ennast ka väiksed tulbinupud. Siin siis õpime koos lastega, kuidas üldse aiatööriistasid tuleks kasutada. Alates sellest, et peab kobestama mulda, nii nagu vihmaussid kobestavad ja õhutavad, kuidas riisuda, kuidas kaevata taimele ilus väike naugukene, kuidas ka tolmendada taimi, nii nagu mesilased teevad ja liblikad. Järgmisel kevadel meil tulevad siia aeda rohelapsed ja need rohelapsed on sellised väiksed tegevuspunktid, kus siis on ülesanded lastele peal. Iga rohelapse peal on ka faktid looduse kohta või loodushoiu kohta. Näiteks see poiss tuleb ja räägib siin, kuidas astuda rohelisi samme ja siia tulevad eraldi veel väikesed sammud, et kuidas mina saan olla ka samasugune nagu rohelaps ja oma keskkonda hoida. Aga selliste hiiglaslike porgandite peale tulevad ülesanded näiteks, kus peab otsima, millised köögiviljad meil siin aias kasvavad, kuidas kompostida, kuidas taim üldse kasvab. Ehk siis siia tulevad ka kleebised peale ja tegevused, suunavad ülesanded, mida siis üksikkülastajad siin aias saavad läbida. Aga see on meil üks väga vallatu tegelane. Kui me laste käest küsisime, et mis asi see siin on, siis nad pakkusid, et see on grill või siis loosirattamasin. Aga tegelikult on see tõesti üks võlumasin, sest et siin sees saab mulda teha. Tema nimi on kompostigrill ja tal on 2 kõhtu ja talle väga meeldib roheline ja pruun toit. Et praegu on siin näha, et tal on kõht veel natukene tühi. See kõhu pool siis peab veel täituma rohelise toiduga. Aga teine pool kõhust hakkab juba vaikselt täis saama. Ja ongi näha, et on tulnud mõnus, rikas ja ilus must kuld siit välja. Parim toit meie taimedele. Ja siit on näha, et see kompost on, vaadake, selline nagu pallikesed. Sest et kuna me kogu aeg ajame seda lastega siin ringi ratast, siis nagu mere ääres kivid lähevad ümmarguseks ja kenaks, kuna need lained kogu aeg neid siis uhuvad sinna rannale, siis samamoodi meie muld läheb toredaks ja ümmarguseks.